UNESCO ehk ÜRO hariduse, teaduse ja kultuuriorganisatsioon loodi teise maailmasõja järel, et aidata kaasa rahu tagamisele maailmas, hariduse, teaduse ja kultuuri edendamise kaudu. Eesti ühines UNESCOga 1991. aastal. Nüüdseks on UNESCO peres 193 liikmesriiki. Organisatsiooni peakorter asub Pariisis. Kõige olulisemad otsused võetakse vastu peakonverentsil, kuhu kõik liikmesriigid iga 2 aasta tagant kokku tulevad. UNESCO aitab ellu viia ÜRO kestliku arengu eesmärke aastaks 2030, olles juhtorganisatsioon hariduse vallas. UNESCOl on suur hulk üleilmse tähtsusega teemasid, mis mõjutavad otseselt või kaudselt ka Eestit. Kestlikku arengut toetava kvaliteetse hariduse tagamine kõigis kooliastmetes. Ülemaailmne kõrghariduse kvalifikatsioonide tunnustamise konventsioon, mis hõlbustab tudengite mobiilsust. Kultuuripärandi kaitse, sealhulgas reageerimine konfliktiolukordades, hävimisohus pärandi hoidmine ja infotehnoloogia tõhusam kasutamine. Loovuse ja loovisikute toetamine ning loomemajanduse edendamine. Bioloogiline mitmekesisus, geoloogia ja veeteemad, teaduseetika ja tehisintellekt, liikumisharrastus ja antidoping, inimõigused. Erilise tähelepanu all on võrdsete võimaluste loomine naistele ja tüdrukutele, ajakirjandus ja väljendusvabadus. Kõigi nende teemadega tegelemiseks on UNESCO ohtralt vahendeid. Konventsioone, soovitusi, programme, võrgustikke, auhindu, stipendiume ja muid algatusi. Koostöös teiste liikmesriikide, erasektori, kodanikuühiskonna ja muude partneritega. UNESCO on ellu kutsunud ülemaailmse rahvuslike komisjonide võrgustiku, mis ühendab liikmesriikide valitsusi ja kodanikuühiskonda UNESCO peakorteriga. Eesti rahvuslik komisjon on ka Euroopa rahvuslike komisjonide võrgustiku aktiivne liige.